Kallid kolleegid, külalised linnavalitsusest ja muud alustame siis istungiga, 44. istungiga. Meie ees on juhatuse poolt esitatud päevakorra projekt. Kas kellelgi on soovi seda midagi täiendada, midagi ära võtta? Ei ole. Teen ettepaneku päevakord esitatud kujul kinnitada. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vastu erapooletuid ei ole, siis päevakord on kinnitatud. Ja esimene punkt. Haapsalu linna 17. aasta teine lisaeelarve. Martin Ole. Tere! Linnavalitsus on siis järjekordselt sellel aastal juba teist korda kokku pannud lisaeelarve, mis on siis teine ja mille põhjused on siis traditsiooniliselt ikka sellised, et on laekunud täiendavaid tulusid, siis riigi poolt on muudetud toetusfondi eraldisi ja investeeringute osas on toimunud mõningaid muudatusi seoses sellega, et tänu hangetele on siis osad teede tänavate remondid kallimaks läinud, osa on juurde tulnud ja osa siis on edasi lükatud. Ja kokkuvõttes siis teise lisaeelarvega tuleb põhitegevuse tulusid juurde 110 209 eurot. Ja jaguneb see siis selliselt, et saadavad toetused on siis tulu kaupade ja teenuste müügist, lisandub täiendav tulu siis spordikooli õpilaskoha maksumuse eest ja kunstikooli. Ja täiendavalt laekub siis raha Läänemaa spordikoolile veel treenerite ja pedagoogide palkadeks. Siis toetusfond suureneb kokku 51 000 võrra ja seda siis sotsiaalvaldkonna osas 4 480 eurot ja hariduses 47 206 eurot. Ja hariduses siis on lisandunud haridustoetusena koolieelsete lasteasutuste toetus 22 004 eurot, mis läheb siis lasteaia pedagoogide palga tõstmiseks. Ja huvitegevuse arendamiseks ja toetamiseks 25 200 eurot. Siis on sihtotstarbelist toetust tulnud veel Haridus-Teadusministeeriumilt Haapsalu põhikoolile puutetundliku tahvli ja robootika vahendite ostmiseks ja Kultuuriministeeriumist raamatukogule 1575 eurot. Nii, siis investeerimistegevus. Investeerimistegevuses on need muudatused sisse viidud sellised, et põhivara müüki on suurendatud 90 000 võrra. Põhivara müüki on suurendatud 18 000 võrra ja siin on arvestatud 2 linnale kuuluva korteri müügist, mis on praegu volikogu otsustanud müüki panna, mis on ka üks juba maha müüdud. Siis põhitegevusega, või tähendab investeerimistegevuses on kõige suuremad muudatused teede tänavate osas, kus siis on täiendavalt arvestatud kulu
Metsa tänava kõnnitee remondiks 17 000, siis vähendatud on Viidemanni tänava ja Viidemanni tänavalt juurdepääsu rajamiseks mõeldud väike teelõik, mis jääb see aasta ära ja see raha on kasutatud muudeks investeeringuteks. Tallinna maantee Tamme tänava ristmik osutus ka hanke tulemusel kallimaks. Sinna on täiendavalt juurde tulnud 73 000 ja lisaks veel Tallinna maantee kõnniteede remondiks 11 000. Nurme tänava kõnnitee 16 000, Kooli tänava kõnnitee 4 000 ja Jaani tänava kõnnitee kuni kohvikuni 7800. Et need on sellised suuremad ja investeeringud, muudatused, sellised, mis tasuks ära märkida. Siis laenusid juurde ei ole planeeritud võtta, laenud jäävad nii nagu jäävad. Laenu intressi vaatasin ka üle, seda sai ka vähendada intressikulu 4800 võrra, kuna on ilmselt läheb intressimakse väiksemaks. Aga muus osas on siis kõik ilusti ära kirjeldatud seletuskirjas, et sealt saab juurde lugeda. Aitäh! On teil Martinile küsimusi? Jah, palun. Lihtsalt küsimus, mis asja omavalitsuste liit Pettemas arendamas käis? Maa-omavalitsusliit. Ma loen siit majandamiskulud. Maa-omavalitsusliidult on laekunud toetus. See on... Lihtsalt tahaks teada, et mis see on. Nende kaudu tuli projekt. Nemad välisministeeriumi projekti kaudu. Okei. Et nemad taotlesid vahendeid selleks? Mitte nemad ei taotlenud, nemad jagasid vahendeid. Veel küsimusi? Ei ole? Aitäh, Martin. Palun kaasettekandeks eelarve ja rahanduskomisjon. Lugupeetud volikogu, tervist! Rahanduskomisjon tutvus eelarve muudatusega ja lisaküsimusi, lisaettepanekuid meil Martinile ei olnud. Martini seletuskiri ja kõik on piisavalt selge ja arusaadav. Rahanduskomisjon teeb ettepaneku volikogule lõpetada lisaeelarve esimene lugemine ja lubada see teisele lugemisele. Ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg? 1 tund. See on siis 15:10. Aitäh! Aitäh, on teil Alole küsimusi? No ei ole. Aitäh, siis on eelarve suunatud teisele lugemisele ja hääletame ka selle. No hääletame. Kes on selle poolt, et suunata teisele lugemisele? Palun käega märku anda. Haamri käib. 16 ühe näed. Siis on läinud. Teisele lugemisele muudatuste tähtaeg on 15:10. Nii, päevakorrapunkt number 2. Loa andmine vara võõrandamiseks. Jalaka tänav, Räägu tänav, Suurlassi tänav, Peeter Vikman, ole hea. Lugupeetud volikogu, eelnõu kohaselt on siis 3 linnale kuuluvat korteriomandit, mille suhtes linnavalitsus teeb ettepaneku lubada nad võõrandada ühes eelnõus. Esimene nendest on Jalaka tänav 1A2. Praeguse hetkeni on neid ruume kasutanud Toidupank oma laona ja see on siis Jalaka tänava 1A otsast eraldi sissepääsuga korteriomand. Enne seda oli see kasutusel ühe ettevõtte tootmis- ja bürooruumina ja analoogse ruumi
mis oli terve ülejäänud selle maja keldri osa, mida kasutas siis Vene Kultuuriselts, selle me oleme juba maha müünud, võõrandanud ja nüüd siis eelnõu kohaselt küsime luba selle müügiks ka. Hindamisakti on koostanud Aarete kinnisvara hinnaga 19 000 eurot. Seda 240 ruutmeetrist korteri omandit, mis oli ülejäänud keldriosa, me võõrandasime alghinnaga 500 eurot. Ja see põhjus oli see, et ostjad tõenäoliselt või selle eelmise kogemuse kohaselt me seda ostjat ei leidnud ja müük oli lõpuks 4000. Ja meie mõte on siis see, et me prooviksime müüa selle hinnaga, aga võimalik, kui seda müüa ei saa, siis tuleme uuesti selle sooviga teie ette hinda alandada, aga praegu on sellise hinnaga ettepanek. Siis teine korteri omand on Räägu tänav 4-4, see on üks Kivimaja Räägu tänaval, väga vana maja, Haapsalu linnal on seal väga väike korteri omand, 22,6 ruutu, millel puudub, seal ei ole kööki, seal ei ole WC-d, seal ei ole vett ega kanalisatsiooni. Ja üürnikuga, kes seal praegu hetkel elab, on räägitud ja meil on kavas pakkuda talle teine elamispind. Ja ta ei ole küll veel vaatamas käinud, aga põhimõtteliselt on sellega nõus. Ja mingil juhul ei ole mõttekas seda, meie hinnangul seda hakata remontima, seda korteri omandit, vaid pigem müüa ja arvatavasti enampakkumisel osalejaid leidub ka sellest kortermajast, kui teisi ei tule. Alghinnaga 3500 eurot. Ja kolmas on Suur Lossi 9-5 teisel korrusel. Üürnik on sealt lahkunud, ruumid üle andnud, see on üks väike korter. Suur Lossi 9 teisel korrusel, üsna kehvas olukorras ja oleme ka hinnanud seda vajalikku investeeringut sedavõrd suureks sinna remonti tehes, et see mõttekas väga ei ole. Ja palume luba seda ka müüa. Kuna Suur Lossi 9-5 on meie korra kohaselt siis sotsiaaleluruum ja kord ütleb, et sotsiaaleluruumi võõrandada ei saa, siis selles eelnõus on ka üks punkt, et muuta siis selle ruumi staatust sotsiaaleluruumiks, munitsipaaleluruumiks. Et selline on selle eelnõu sisu. Ja meie ettepanek on siis eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh, palun küsimused Peetrile. Ole jah. Miks nad on pandud nagu ühe eelnõu? Sellel on vist ainult puhtalt praktiline eesmärk, et ma peaksin siia vähem jalutama. Palju üldse sotsiaalkorterite järjekorras tuleb vastu? Meie järjekord vahepeal oli täiesti otsas, aga praeguseks on mõned avaldused laekunud ja eluasemekomisjon on neid menetlenud, et päris vist üks on ehk järjekorras praegu, kellele peaks eluruumi leidma. Aitäh, veel küsimusi? Ei ole. Aitäh, Peeter. Palun Helle kaasatega. Lugupeetud volikogu, sotsiaal- ja õiguskomisjon on tutvunud eelnõuga ja teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Hellele küsimused? Ei ole. Keegi soovib läbi rääkida? Ei soovi, siis teen ettepaneku hääletada. Kes on selle poolt, et antud eelnõu otsusena vastu võtta? Palun käega märku anda. 15, kes on vastu? 1. Eelnõu otsusena vastu võetud. Päevakorrapunkt number 3. Kaja, ole hea. Lugupeetud volikogu,
Lastekaitseseadus annab lastekaitse korraldamise ülesande kohaliku omavalitsuse üksusele ja sealt tulenevalt juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest teeme siis Haapsalu linnavolikogule kui üksusele ettepaneku, palun lubage meil siis lastekaitset korraldada. Palun eelnõu vastu võtta. Aitäh. Kas keegi soovib midagi küsida Kaja käest? Ei soovi. Aitäh. Palun Helle, taas ettekanne. Lugupeetud volikogu, sotsiaal- ja õiguskomisjon toetab eelnõud ja teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Hellele küsimused? Ei ole. Läbirääkimissoovi? Tähelda, siis teen ettepaneku hääletada. Kes on selle poolt, et eelnõu otsusena vastu võtta ja lubada linnavalitsusel lastekaitset korraldada, palun. Andke käega märku nüüd. Ühehäälne, vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4. Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine. Peeter. Lugupeetud volikogu, üks planeerimisprotsess, detailplaneeringu koostamise protsess on jõudnud eduka lõpuni ja ettepanek linna poolt on volikogul siis planeering kehtestada, aga mõne sõnaga siis tutvustaks seda, mida on tehtud. Lihula maantee 16, see on siis meie Suure Trummi auk, nii-öelda krunt, kuulus riigile, riik müüs selle ja ta praegune omanik, Jetgas OÜ, on soovinud siis koostada detailplaneeringu selleks, et rajada sinna gaasitankla. Kehtiv detailplaneering nägi sinna ette ärimaad ja võimalikku ärihoonet, aga ärimaana ja ärihoone rajamiseks keegi seda kinnistut osta ei soovinud ja tulles siis vastu omaniku ettepanekule, algatati detailplaneering ja planeeriti 4419 ruutmeetri suurust krunti. Praegu kehtiv planeering on siis raudtee 50 ja raudteetänav 50 ja Lihula maantee 14 detailplaneering, mis oli kehtestatud 24. septembril 2010 ja lubas ehitada 3-korruselise ärihoone, nagu eelpool mainitud. Seda planeeringut ellu viima ei asutud ja praeguse planeeringu kohaselt siis tohib ehitada 2 vertikaalset 25 meetri kõrgust mahutit, 2 tehnoseadmete konteinerit, 2 LNG pumpa, 3 puhvermahutit, 2 gaasitankurit ja tehnoloogilise torustiku. Krundile ehitatakse ja rajatakse kaitsetara ja territoorium kaetakse killustik või kõva kattega ja varustatakse välisvalgustusega. Krundile on 2 planeeritud juurdepääsuteed ja arvestatakse ka perspektiivset Haapsalu ümbersõitu. Kavandatav LNG gaasimaht jääb alla 50 tonni ja sellele planeeringule on teinud ka ohutusanalüüsi või riskide analüüsi Storkson OÜ. Ja avalikul arutelul tõsiseid küsimusi ei olnud või midagi vastuväiteid ka väga. Nii et oleme siis ka maavalitsuses käinud seda omakorda arutamas seda asja ja jõudnud siis siiani, et planeeringu võiks kehtestada. Ettepanek on planeering kehtestada. Aitäh. Palun Peetrile küsimused. Minul ei ole küsimust, minul lihtsalt üks tähelepanek, et selles eelnõu otsuses on avaliku arutelu kuupäev tõenäoliselt vale.
Vaata, sul on seal 10. oktoobri 2014. Ma pakun, et see peaks hilisem olema. See oli ainuke tähelepanu. Jah. Eks? Ja siis, et kuna selle detailplaneeringu algatamise otsusest ma taandasin, siis ma pean mõistlikuks ennast ka praegu taandada. Jah, ole ja mine välja. Jah, ma lähen ära. Kohe. Nii, Peetrile küsimusi rohkem pole? Jah. Ei ole? Jah. Palun siis kaasettekandeks planeeringu ja kommunaalkomisjon. Planeeringu kommunaalkomisjon arutas seda päris põhjalikult ja teeme ettepaneku see eelnõu otsusena vastu võtta. Küsimused Laurile? Ei ole. Aitäh sulle. Läbirääkimissoovi ei näe. Siis teen ettepaneku hääletada, kes on selle poolt, et antud eelnõu otsusena vastu võtta. Palun käega märku anda. 15. Eelnõu otsusena vastu võetud. Nii. Nüüd võiks Merle tulla tagasi. Või Tulev läks ka välja. Päevakorrapunkt number 5. Volitus andmine. No, mine. Ole siis veel natuke aega väljas. Väga hea. Peeter, ole hea. Lugupeetud volikogu, oleme olulise eelnõuga teie ees. Anda volitused avaliku liiniveo hanke korraldamiseks Läänemaa maavalitsusele. Põhimõtteliselt on see hange täna meie otsuse taga või teie otsuse taga ootamas ja mõne sõnaga siis selgitan, mis on toimunud. Senini on kõik meie linnaliinid, kaasa arvatud ka linnaliin number 3, mis põhimõtteliselt on Haapsalu linna sisene liin, olnud käsitletud kui maakonnaliinid ja saanud selle tõttu ka dotatsiooni riigilt ja Haapsalu linn on võimaldanud siis enda pensionäridele tasuta sõitmist vastavalt lepingule, makstes siis umbes 62 000 eurot aastas müümata piletite kompensatsiooniks. See metoodika, kuidas seda numbrit saadi, oli kooskõlastatud nii hankemaksja kui liinivedajaga. Ja nüüd uue hankedokumendi ettevalmistamisel lähtuti siis samadest eeldustest, kuid dokumentide kooskõlastamisel Maanteeamet lükkas dokumendid tagasi ja ütles, et põhimõtteliselt on ühe omavalitsuse territooriumile jääv ühistransport või liinivedu siis selle omavalitsuse maksta, kellel territooriumil see toimub. Ja sellega meie linnaliin number 3 ei olnud enam maakonnaliin, vaid põhimõtte kohaselt siis Haapsalu linn peaks selle kulu maksma vastavalt siis samadel alustel, nii nagu riik doteerib ülejäänud maakonnaliine. Ja selleks, et siis hange saaks edasi minna, peab Haapsalu linna andma omalt poolt siis selle volituses meie eest seda hanget korraldada. Nüüd siin oli see koht, kus võtsime korraks aja maha ja kaalusime erinevaid võimalusi, kaasa arvatud ka seda, et seda liini vedu ise korraldada enda tingimustel. Kutsusime siia konsultatsiooniks ka Pärnu ühistranspordikeskuse juhataja
Kohal olid siin volikogu esindajaid, linnavalitsuse esindajad, volikogu kommunaalkomisjon minu meelest oli kohal. Võib-olla oli keegi veel. Ja lõpuks jõudsime ikkagi järeldusele nii, et ise korraldamine, ise hankimine, ise enda bussidega vedamine ei anna seda oodatud efekti. Ja seda enam, et Haapsalu linnapoolse toetuse maksmine toimub samadel alustel nagu riik ja me saaksime toetada seda liinivedu käibemaksu vabalt. See 20% käibemaksu on väga oluline summa ja lisaks sellele, et ootame siiski seda, et hanke tulemusena saadakse väga soodne vedaja. Nii et linnavalitsuse seisukoht on, et meil on väga kasulik osaleda selles maavalitsuse poolt korraldatavas hankes. Ja selleks me siis teie käest luba küsime. Aitäh. Peetrile küsimused? Ei ole. Aitäh. Palun, planeeringu ja kommunaalkomisjon, kaasettekanne. Ei olnud ka planeeringu kommunaalkomisjoni ühelgi komisjoni liikmel ühtegi vastuväidet ja ühehäälselt palume seda eelnõud toetada volikogul esitatud kujul. Aitäh. Laurile küsimused? Ei ole. Aitäh sulle. Kas keegi soovib läbi rääkida? Siis teen ettepaneku hääletada. Kes on selle poolt, et antud eelnõu otsusena vastu võtta? Palun käega märku anda. Ühehäälselt vastu võetud. Nii, kas nüüd tohid tulla vist? Jah. Päevakorrapunkt number 6. Loa andmine reaalservituudi lepingu sõlmimiseks. Palun, Peeter. Selle päevakorrapunkti juures olen mina Rannarootsi muuseumi esimehajana vastast huvitatud ja nüüd sina välja, iga eelnõu käib keegi väljas. Huvitatud pooli on liiga palju. Palun, Peeter. Ja. Lugupeetud volikogu, eelnõu loa andmine reaalservituudi lepingu sõlmimiseks Sadama tänav 32A vastavalt joonisele, mis on teie ees. On tegemist siis Rannarootsi muuseumi ja Rannarootsi muuseumile kuuluva ujuvkai vahelise väikese maatükiga. See maatükk jääb linnamaale, mereäär on linna nii-öelda avalik ruum ja muuseum oma tegevuseks ja oma tegevuste kirjeldamiseks ja oma kulude näitamiseks vajab seda, et neil oleks nii-öelda see kaks asja omavahel füüsiliselt seotud ja selleks sidumiseks piisab siis sellest, et on reaalservituud sõlmitud ja ettepanek on sõlmida siis järgmistel tingimustel 27 ruutmeetrit, tähtajaga 20 aastat ja tasuta, kuna Rannarootsi muuseum toimib täpselt samamoodi avalikes huvides nagu Haapsalu ja jutt käib siis sellised tingimused. Ettepanek on eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. On küsimused Peetrile? Ei ole. Aitäh. Palun kaasettekandeks planeeringu ja kommunaalkomisjon. Planeeringu kommunaalkomisjon toetas eelnõud esitatud kujul. Palun volikogul see samamoodi otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused? Ei ole. Aitäh, Lauri. Kas keegi soovib läbi rääkida? Soovi, siis teen ettepaneku hääletada, kes on selle poolt, et antud eelnõu otsusena vastu võtta. Palun käega märku anda.
1 hääl, 15. Eelnõu otsusena vastu võetud. Ülo. Kus ta on? Ülo võib ka tulla, jah? Järgmine reaalservituud, Niinendal on 49, kas huvitatud pooli ei ole meie hulgas. Siis jäävad kõik saali. Palun, Peeter. Lugupeetud volikogu, tegemist on maatükiga, mis oli kaua aega riigireformimata maa, mille riik otsustas jätta siis enda omandisse. Haapsalu linn on seda küsinud ka munitsipaliseerimiseks. Volikogu otsusega oleme küsinud selle muusikakooli ehitamiseks, aga ju siis see ei paistnud nii tõepärane, et selle peale oleksime saanud seda munitsipaliseerida. Ja ühel päeval tuli siis teade, et selline asi on enampakkumise korras võõrandamisel ja leidsime, et ilma tingimusteta seda võõrandada me päris lubada ei saa, kuna sellele territooriumile jääb üks väga oluline sadevetrass. Ja tegime siis ettepaneku enampakkumine peatada ja seada sinna siis kitsendused linna kasuks. Ja riik oli sellega nõus ja siis seame sinna kitsendused järgmistel tingimustel. Et vara antakse tasuta, maksma ei hakka selle servituudi eest. Kaitseala on 2 meetrit sademe torust. Maksame kõrvalkulud, mis on asjaga seotud, ja linn tagab siis eseme hoolduse, korrashoiu ja kannab nende hoolduskohustuse täitmisega seotud kulud ja kannab ka reaalservituudi sõlmimisega seotud kulud. Ja omanikke, igakordseid omanikke keelatakse siis, neil keelatakse teha tegevusi, mis takistavad servituudi alal reaalservituudi eseme sihipärast kasutamist ja mitte hoonestama reaalservituudi eset reaalservituudi ala ulatuses. Et selliseid kitsendusi, nii et meie sadeve toru peaks seal olema siis hästi kaitstud pärast selle servituudi seadmist. Linnavalitsuse ettepanek on eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused Peetrile? Ei ole? Palun, planeeringu ja kommunaalkomisjon kaasettekanne. Planeeringu kommunaalkomisjon toetas sadeveetoru kaitsmist ja palume volikogul otsusena vastu võtta eelnõu. Aitäh. Laurile küsimused? Ei ole. Läbirääkimist soovib? Ka ei ole. Siis teen ettepaneku hääletada. Kes on selle poolt, et antud eelnõu otsusena vastu võtta? Palun käega märku anda. 1 hääl, 16. Eelnõu otsusena vastu võetud. Päevakorrapunkt number 8. Linna omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Imatra Elekter kasuks. Palun, Peeter. Lugupeetud volikogu, Haapsalu linna poole on pöördunud siis Imatra Elekter sooviga seada isiklik kasutusõigus 6 linna tänava maale jäävale rajatisele ja tegemist on siis Haava tänav lõik 2, Metsa tänav, Niine tänav lõik 2, Haava tänav lõik 1, Haava põik, Kaluri tänav lõik 2 ja Tulbi tänav. Rajatakse siis 0,4 kilovolti ja 10 kilovolti kaableid ja kõik need teenendavad siis Haapsalu linna kinnistutele jäävaid elamuid või ettevõtteid. Pilte siin teile praegu näidata ei ole, aga vist ei ole väga tähtis ka neid vaadata, kuna me oleme neid juba vaadanud ka kommunaalkomisjoniga, nii et ettepanek on eelnõu otsusena vastu võtta ja lubada sõlmida siis
Imatra Elektri kasuks need reaalservituudi lepingud. Nemad seda päris tasuta ei saa, maksavad nii nagu kõigi ülejäänud sarnaste servituutide eest. Aitäh. Küsimused Peetrile? Ei ole. Aitäh sulle. Palun, Lauri, kaasettekanne. Planeeringu kommunaalkomisjon toetas esitatud eelnõud. Palume volikogul otsusena vastu võtta. Aitäh. Laurile küsimused? Ei ole. Läbirääkimissoovi? Ei ole. Aitäh. Siis teen ettepaneku hääletada. Kes on selle poolt, et eelnõu otsusena vastu võtta? Palun käega märku anda. Eelnõu vastu võetud. Järgmine punkt on linnavalitsuse infotund. Lugupeetud volikogu, linnavalitsuse infotunnis siis saame anda teile ülevaadet olulistest asjadest ja vastata teie küsimustele. Ja Lääne elu juhtkiri pealkirjaga kannatuste karikas viitab siis Haapsalu linna elanike suurtele kannatustele seoses hetkel käimasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustiku uuendamistega, seoses Haapsalu linna Tallinna maantee Tamme tänava ristmiku ehitusega ja lisaks veel soojatrasside rekonstrueerimisega. Ja tänase päeva seisuga lisandus veel üks kannataja, kes on saanud kannatusi selle tõttu, et Haapsalu soojaettevõte on otsustanud oma korsna lammutada lühemaks ja sealt lenduv tolm ja tahm on tema elu ka muutnud oluliselt kannatuste rohkemaks. Nüüd ise elan ka ühe kannatuste raja ääres nii-öelda Tamme tänaval, kus siis liikluskoormus on oluliselt suurem ja igaks juhuks enne liikluskoormuse suurendamist on eemaldatud ka teekate. Nii et täpselt 5 minutit enne kella 10 algab meil maavärin, mis lõpeb täpselt kell 10. Selleks ajaks on Hiiumaa praamilt tulev autode voor läbi sõitnud. Aga kõikidel nendel kannatustel on ometigi üks hea eesmärk. Ja meie linna kanalisatsiooni ja joogiveetorustik saavad praktiliselt uuendatud sellega lõplikult. Väga vähe on veel neid, mida võiks, aga selles projektis nii-öelda lahendatakse see asi täiesti ära. See, et liikluskorraldus on kehva, see, et taastamistööd ei käi nii kiiresti, on igakordselt ehituskoosolekutel teemaks ja oleme ka omalt poolt nii-öelda ehitajale erilist järelevalvet teinud ja lasknud ekspertiisi ettevõtte peale ja kontrollinud ka kaevikute tagasitäidete kvaliteeti ja oleme avastanud puudusi, mis on omakorda ehitajaid pannud uuesti asju ümber tegema seoses just torustike ehitamisega ja juhtinud ka pidevalt tähelepanu sellele, et on puudusi nende töös, aga nii see paraku on, et riigihanke korras saadud ehitaja on kallis selle poolest, et ta on lubanud odavalt tööd teha. Ja annan siis teile natuke infot selle kohta, mis lähiajal peaks toimuma. Teisipäevasel koosolekul veevärgis lubati selle nädala jooksul ära asfalteerida Rüütli tänav, mis sai tehtud, Suurmere tänav, mis sai ka tehtud, Supeluse tänav, mida peaks veel tehtama ja lubati kindlasti ära parandada Karja tänaval. See on siis Seep panga vastas olev freesitud koht, asfalteerida. Samuti Lahe tänaval, see kaua lahti olnud üks järskude servadega, killustikuga täidetud auk. Suurliiva tänaval ja ka Kreutzwaldi tänaval. Nüüd liikluskorralduse suhtes käib huvitav diskussioon teemal kilplased ja aabits, aga see on niisugune huumorivõtmes värk.
ehitaja ja linnavalitsuse vahel, et linn loeb aabitsat ja saab kingitusest kilplaste raamatuid. Aga see selleks. Ristmikuga on sellised lood, et täna õhtuks peaks ristmik olema avatud liikluseks igas suunas, ehk teiste sõnadega. Ma ei tea, kas asfalteerimistööd täitsa valmis veel on, aga nädalavahetusel liiklus peaks seal peal toimima. Hiljemalt neljapäeval ja reedel järgmisel nädalal siis on paigaldatud foorid ja tehtud ka märgistus ja ristmik peaks olema valmis. Haapsalu linnakomisjon läheb seda vastu võtma esmaspäeval 10. juulil ja sellega peaks siis üks selline suur osa sellest kannatusest olema lõppenud, et Tallinna maantee ja Tamme tänava ristmik peaks tööle hakkama. Ma usun, et see on olnud seda väärt, et see asi ära teha. See on olnud üks kõige suuremaid kitsaskohti Haapsalu linna liikluses ja väga kaua plaanitud, kavandatud, oleme otsinud erinevaid rahastamisvõimalusi selleks ja lõpuks on siis see tehtud linna enda rahadega ära. Väga oluline elu parandamiseks linnas, mina leian seda. Siis praegu käivad tööd, mille tähtaegu me täpselt täna teile lubada ei saa. Lääne-Elu kirjutas, Vikman midagi ei tea, mis on oluliselt parem kui valet rääkida. Me tõepoolest ei saa teile täna öelda, millal ehitaja selle valmis saab, aga Vaba tänaval tööd käivad ja lubati alustada üsna kohe, kui ristmik on valmis ka Tamme tänaval veel täiendavate töödega, mis on puudu ja Tamme tänav ära asfalteerida. Ja samuti siis Suurlossis on tööd käsil ja lähiajal peaks valmis saama. Siis kõnniteedega on Suur Mere ja Supeluse tänava kõnniteed jäävad ootele, kuna Imatra Elekter on öelnud, et nad hakkavad kõnniteede alla nendel tänavatel panema uusi kaableid ja ilmselt ei ole mõtet hetkel kõnniteede katenditega tegeleda, et need saavad sellise ajutise katendi ja sügiseks on elektrikaablid pandud ja kõnniteed korras. Need olid siis Suur Mere ja Supeluse tänav. Siis kavas on Tallinna maanteel üks lõik kõnniteed, mis jääb siis Lihula maantee ja Niine tänava vahele. See lõik lõplikult korda teha, seal on hästi kehva. Siis Metsa tänaval on plaanis ehitada Jalaka ja Haava vahel ja Suurlossi tänaval. Ja siis jooksvalt, mis veel tuleb siin tööde käigus, selliseid eritöid. Oleme saanud vahetada kõnnide äärekivid ära ilusasti Nurme tänaval. Nurme tänav on päris hea juba. Üks väike koht on seal asfalteerimata, see on seoses soojatrassi ehitusootusega. Ei olnud sinna mõtet seda panna. Ümber suunatud liiklusega on saanud kannatada päris tõsiselt Jalaka tänav, eriti teeservad, kitsas tänav. Täna õhtuks peaks linnahooldus nii-öelda need esimesed augud ära lappima, mis seal on seoses sadudega ka tekkinud. Mis täpselt saab, käib veel pisut läbirääkimisi ehitajaga, et võib-olla nad osalevad ka kuludes, nii et kordada saab, aga hetkel on olukord kehva. Ja minu poolt ongi hetkel kõik, et kas teil on küsimusi? Küsige, Peeter vastab kõigile. Küsida võib kõike. Ja, Lauri, ole. Mul on küsimus linna peale, et kas paleriinid natsi on mingi? Ma sanon, mul ei ole. Kus see on? Tuulikud tantsijad merre. Ausalt öeldes ma ei tea. Väikse võimalus on, et tantsijad. Väga väike. Suur võimalus on, et lossi joogust. Põhimõtteliselt kell 5 otsustatakse. Aga kui selline tuul on, siis see tantsijad. Ja siis on? Ma rääkisin, mis see peasünoptik on. Ranni Valjaga.
siis tantsivad suurel laval pool 12. Bussiuues. Etendus igal juhul võib. Aga praegu jah, ei oska öelda. Aga eile oli valguse proov, see oli väga vaatama. Kahju erad seal. Mina tahtsin hoopis teisest otsast küsida, et lisaeelarvest me nägime ka, et veel linnavalitsuse hoonele me ikka planeerime veel selle aasta jooksul 90 000. Et mis see ajakava on, sest nüüd on ju, aeg läheb ju kiiresti ja et kas tegelikult jõutakse seda raha kasutada? Jaa, raha jõutakse kasutada. Tööd peaksid toimuma selle aasta sees ära ja mõte on siis keldri korrusel ehitada välja arhiiviruumid. Et see tööde maht ei ole nii suur ka. Praegu hindame, et jõuab ära teha. Lipuväljaku ehitus hakkab siis, kui kõik üritused on läbi ja üks kuu, et oktoobri lõpuks peaks valmis olema. On veel midagi küsida linnavalitsusel? No siiski, et see Karja tänav on hästi oluline tuiksoon ju. Et seal on kõik kohvikud ja puha, et lihtsalt tähelepanelikud linnakodanikud juhivad tähelepanu, et see ei hiilga puhtuses, eriti mis kõnniteed muidugi puudutab. Ma saan aru, et seal on hästi palju eraomanikke ja need, kes hooldab kas kollektiivselt mingid ühistud või omanikud, et see on kõik hästi erinev. Aga lõppkokkuvõttes, kas oleks linnal mingisuguseid hoobasid motiveerida või tähelepanu juhtida nendele omanikele, et nad need kõnniteed ka puhtad hoiavad, sest üks omanik hoiab puhta, teine ei passi liiga, tuulega lendleb, et selles mõttes linna hool on ju see, et oleks puhas või käiks see läbi siis linnahoolduse, et mingisugused, vaadake, hinnake ise olukorda, vaadake üle ja kui leiate, et oleks näiteks mingid märgukirja väärt, et siis seda võiks kaaluda, mul niisugune mõte. Ja need teemad on olnud jutuks kordi, kui on kohtunud Haapsalu linn ja vanalinna ettevõtjad ja siis prügimajanduse korraldamiseks on linn pannud täiendavaid prügikaste päris palju ja nagu said ka. Ja mõte oli siis see, et linn paneb prügikastid ja ettevõtjad siis hoolitsevad nende eest. Ja Alo on siin, võib-olla sa aitad korraks, et kuidas teil see korraldatud on, kas kojamehed vaatavad linna kõnniteid ka korra päevas või on siis nii, kuidas kokku lepitud ettevõtjatega on? On mõlemad pidi käivad nii kojamehed kui need ettevõtjad ise. Teeme ka ettevõtjatele maakorda seda. Ja tänavate pühkimine on nüüd hästi eraldi teema, et seda igapäevaselt ei tehta. Aga oleme see aasta oma masinatega. Kui eelnevad aastat oli see pühkimine iga pika intervalliga. See oma masinatega on see aasta läinud tihti ja läheb veel suur üritusi iga ja peale suuremaid tormale mussib muid asju. See on huvitav kriitika. Just kõnniteed, eks ju, on see, mis heitlikult tegelikult aastad peavad selle läbi ja tegelikult on enamus on pilte ikkagi väga hea. Kui peale suurt üritust siin on neid näiteid, kus võetakse just lõikepildistab, et kudele võetakse väga vahastaks. Seal on üks probleem olnud sellega, et mõned nii-öelda teenindusasutused võtavad loa ja on õhtul lahti, öösel lahti väga kaua. Ja nende kliendid siis võtavad oma topsid kaasa ja lähevad istuvad vabadele terrassidele, kus nad parasjagu on, jätavad oma topsid sinna maha, et kui kohvik või toitlustusasutus oma terrassi õhtul ära koristanud, kui inimesed ära lähevad, siis hommikul tulevad tagasi, seal on juba prügi tekkinud, et see ei ole siis nende klientidest ja ei saa neile ka etteheited selles suhtes teha, et rahvas liigub linnas ja istuvad, kuhu juhtub, et
No siin lisaks nendele suurüritustele või topsikutele on ikkagi see niisugune liiv või niisugune, mis ei teki nagu niivõrd inimestest, kui lihtsalt loodus teeb oma töö. Et lihtsalt tähelepanu juhtida, et kui näete probleemi, siis võiks niisugused märgukirjad teha nendele, kellel see probleem ilmneb, seal mingid rohututid koristamata ja puhastamata servad. See koht just. Kas on veel? On veel küsimusi? Jah, Aldo, ole hea. Mul meenub ka üks kunagi küsimus, kuna mingi paar kuud tagasi keegi küsis minu käest, aga ma ei osanud selle küsimusele vastata. See, mis puudutab ka nagu seda koristust, et miks on niimoodi, et seal Karja tänava alguses seal nagu linn koristab neid kõnniteid, eks ju, aga kuskil see Postitammi tänava alguses sealt see inimene, kes küsis, et mille pärast meile siit linna kulud seda tööd ei tehta, et oskad selgitada seda? Kas see on nüüd lumekoristus või lihtsalt koristus? Igapäevane koristus. Siin on osa ettevõtjad, kes seal Karja tänaval toimetavad, ongi palganud endale koristajaid või linna, ma ei tea, kas linnahooldusega on ka kokkuleppeid tehtud. Et on tehtud lihtsalt lepinguid, et koristada rohkem. Tegelikkuses on kogu Posti ja Karja tänava pikkus ja puuduses sees, et see linna hooldada. Ja sellele käime ise täpselt saanud üle, et Kojamiste ringis on see sees. Täpselt üldselt võrdselt alustada. Et me võime pärast diskuteerida. No ta ikka ei ole nii. Näiteks Posti 9 ja sealt edasi, seal on koristajad, seal ei korista mitte midagi. Teeme topelttööd. Jah, teeme ka kohati topelttööd ja kohati teeme kolmekordset tööd. Ja kohati teeme ka neid asju, mida tegema ei peaks. Hästi mõista. Et täiendavat koristust on tellitud, jah? Jah, veel küsimusi? Peeter. Peeter, võtta Kaljul on küsimus. Kuule, informeerisin lihtsalt inimesi, kuidas neid jäätmeid, kus vana paberit vastu võetakse praegusel ajal. Vana paberit. Jaa. Vana paberit on see taaskasutatavate jäätmete ring. Haapsalus on muutunud need kastide kuju ja asukoht natuke, on sellised ümmargused tünnid toodud. Sinna banaanikasti on väga raske sisse panna, muidugi selle pisikeseks juppideks teha, aga jälle juhul saab, on ju. Et need tünnid on natuke asukohti muutnud, et minu info kohaselt Mulla tänavalt on läinud sinna raudtee 14 taha või nurka seisma ja siis Sadama 2 juurest on nad kuskile kõrvale viidud, aga nad on endiselt alles. Aga võtab ka minu meelest jäätmejaam, Feralmet võtab tasuta vastu paberit. See on nende kohustus, seal saab nagu kaste ka panna. Et ei pea väikseid juppe tegema, et nemad lausa vist pressivad isegi paberi seal pakkidesse ja saab viia küll. See on natuke kaugel võib-olla linnast, et ilma autot sinna midagi ei vii, aga need, kes niisama jalutavad, saavad ikka nendesse tünnidesse panna. Ja siis on meie silla kõrval on ju meie linna hoolduse jäätmejaam ka väike selline. Seal vist on ka kastid ikkagi, mitte tünnid. Jah, et see töötab ka. Veel midagi küsida Peetrilt? Ei ole. Aitäh siis sulle, Peeter. Siis ma veel paar infot jagan siin ise ja enne kui me väikse vaheaja teeme. Et näete, on võimalik selliseid märke endale soetada. Eesti Vabariik 100, valgeid, musti või siniseid. Nii et kus sul? Ja nii, et mul on siin üks selline infopaber, kes tahab, võib selle kodule siia tutvuma pärast. Siis meil on kutse, kõik liikmed on ka saanud Eesti teisele omavalitsuspäevale, mis toimub 26. septembril Tallinnas. Nii et olge julged registreeruma, kes soovivad registreeruda saab kuni 3. juulini. Nii et
see info peaks teil ka meili peal kõigil olema. Ja siis nüüd praegu on meil 14 minutit vaheaega. 14 minutit vaheaega. Kallid kolleegid, jätkame istungiga. Meil on lisaeelarve teine lugemine. Martin, sinu kord kõigepealt. Lugupeetud volikogu, teise lisaeelarve eelnõule muudatusettepanekuid ei esitatud ja seega teen ettepaneku eelnõu esitatud kujul vastu võtta. Aitäh, on teil veel küsimusi? Ei ole? Tähenduseks võin öelda veel, et tegelikult kolmas lisaeelarve tuleb kindlasti septembrikuus, sellepärast, et on oodata veel igasuguseid muutmisi ja ümberkorraldamisi, nii et septembris on veel kolmas. Tore. Aitäh, Martin. Aitäh. Palun, Alo, kaasettekane. Lugupeetud volikogu, ka rahanduskomisjonile teist keegi muudatusettepanekuid ei teinud lisaeelarvele ja sellega teen ettepaneku teine lugemine lõpetada ja eelnõu otsusena vastu võtta. Kõik, aitäh. Eelnõu määrusena vastu võtta. Määrusena, jah. Täpselt, seda. Määrusena, jah. Aitäh. Küsimusi ei ole? Ei ole. Läbirääkimissoovi? Ei ole näha. Siis teen ettepaneku hääletada. Kes on selle poolt, et antud eelnõu siis määrusena vastu võtta? Palun käega märku anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hääle. Ühehäälselt on teine lisaeelarve kinnitatud. Meie järgmine korraline istung, mis on kõhti selle koosseisu viimane, on 29. septembril. Et kui midagi erakorralist vahepeal ei juhtu, siis 29. september, pange endid valmis, on meie viimane kokkusaamisena selles koosseisus. Jah, 29 täpselt nii on. Pidu tuleb. Ja siis vaatame, mis edasi saab. Aga see pole veel kõik, kuna meil on ka olnud kõik võimalikke päevakangelasi siin vahepeal. Siis alustame, klaarime ühe ajaloolise asja kõigepealt ära. Et Riho Lepp, kes 18. mai pidas oma sünnipäeva, on siis austanud täna meid oma kohalolekuga. Ja me kasutame seda võimalust kohe ära. Annan sulle 5 kilku ja soovime sulle. Nii. Ja edasi siis juba kronoloogilises kuupäevalises järjekorras Kalju Aigro, 11. juuni. Pigistus ühelt poolt, Viljad teiselt poolt. Siis natukene enne jaanipäeva, 22. juuni, pidas oma 5-ga lõppevat sünnipäeva. Juubel ei saa veel öelda, 5-ga algav on juubel, aga 5-ga lõppevat sünnipäeva Alo Lõps. 15 tööd selle. Natuke rohkem nii. Ja lõppeb 5-ga, siis saab 5 lille rohkem. 16. juuni. Valdo Maisalu. Ja selline lugu, et mingid seltsimehed küll räägivad, et ette ei ole ilus soovida, aga mina sellistesse asjadesse ei usu. Mida arvast, et kogu aeg inimesele head ja õnne soovida. Ja kuna me saame kokku alles 29. september, siis on natuke imelik tagantjärgi
Merrele soovida õnne, kellel on 7. juulil sünnipäev üsna varsti. Nii et nüüd on kõik päevakorra sisesed ja päevakorra välised punktid meil ilusti läbi töötatud ja menetletud. Nii et ka midagi kaunist suve jätku. Nautige ilma, nautige päikest ja 29. september kohtume, meie istung on läbi.